fluoordioksiid siis tõmbab patogeenide küljest elektrone ära ja seega mõne aja pärast hävitab need ja viirustel ta takistab viiruse paljunemiseks vajaliku valgu tekkimist. Ja ta on tugevalt aluseline kehas, et siin Argo võib tuua värvikaid näiteid sellest, et milline on elava vere pilt enne MMS-i manustamist ja milline on pärast MMS-i manustamist, et see on totaalselt erinev, totaalselt, ma ei tea, kas sa tahad kirjeldada? No seal oli niimoodi, et enne olid need verelibed olid puntras koos, liikumis ei toimunud ja siis võtsin 10 tilka MMS-i ja siis oli, kobar oli lahti tulnud ja sibilimine käis. Et valged verelibed siis toimetasid neid mingeid, ma ei tea, mis iganes tapsid seal asju või puhastasid. Liiga happeline veri on ja hoiab kokku krompi ja aluseline veri on see, kus... See oli täiesti selline sibilimine liikumine, aga ma ei seda videot leidnud kahjuks üle, ma otsisin küll. Keegi peaks seda uuesti võib-olla tegema, et või ma ise teen. Põhimõtteliselt sul minutitega on tunda, et see verega ringe käib kiiresti, see kohe nagu tunned, lööb pähe ja kohe lööb. Et see käib väga kiiresti, see reaktsioon. Praktiliselt minutiga on teada juba, et see on sees sul. Kui Annika tegi seda sama analüüsi, siis ta vist 10 või 15 minutit pärast MMS-i manustamist. Et tõesti see käib väga kiiresti, et mitte tundidega, aga minutitega muutub veri aluseliseks.